esimene päevakorrapunkt siis Elva turundusstrateegia ja tegevuskava tutvustus ja selleks on meile siia palutud turundusstrateegia koostaja Piret Allisass ja palun tutvustada. Tere! Kuidas teil varem on, kas ma räägin teistes istudes? Kuidas teil tundeks? Ma järsku siis istun sellest, et siis ma saan käida siin edasi neid slaide, mis ma olen pannud selle strateegia kasutuseks. Aga võib-olla natukene ette ka minu enda kohta, et ega te tegelikult mind ei tunne. Et võib-olla kõige kaugem hetk, millest tasub rääkida, on 20 aastat tagasi, kui ma olin Haapsalus. Ja kui alustasime Haapsalu näo väljakujundamist. Ma olin Haapsalu linnakultuuri haridusnõunik, oli linnapea ja sellel hetkel sai välja kujundatud Haapsalu nägu natukene sügavama kultuuriga linn. Sest meil oli kõrval eeskuju Pärnu näol, kes oli just suvepealinnaks saanud ja tohutu tahtmine oli paljudele täpselt samasugune. Aga läbikaaludes ja mõeldes, et kas see väikse venna positsioon on nii hea, tegime me teistsuguse otsuse ja selleks, et seda ellu viia, sai kokku lepitud ka see, mis need põhilähtekohad on. Ja üks olulisem ikkagi see, et siduda kultuuriinimesi, kes kuidagi selle piirkonnaga on seotud. Ja just selle jaoks, et seda kultuurikeskkonda rikastada ja tuua rohkem nii sündimist tegutsemist sellesse keskkonda, ilma et see peaks kõike rahalist sisse ostma. Kui täna mõelda Haapsalu peale, et ma ei tea, kas Haapsalu ja Pärnu teie meelest on täna erinevad. Ja natukene võib-olla, et ka selle poole pealt, mida muidu ei näe, et osa asju, mida saavutati või mis täna nagu paistavad pildis silma, näiteks Ep-Maria galerii või Okase muuseum, et tegelikult oli siin taga linnavalitsusel väga selge tegutsemine, kus otsustati ära, et need on sellised asjad ja anti kasutada hooned. Et ärgitati tegelikult tulema koha peale ja püsti panema siis kas seda muuseumi või galerii. Ja täpselt samamoodi ka suvesündmustega, kui saite ellu kutsutud Vanamuusikafestival ja sellega Toomas Siitan Haapsaluga seotud, kui sai alustatud viiulimängude festivaliga Tõnu Reinas seotud ja kuna omas väikses linnas selline väike viiulifestival tegelikult jääb väikse arvuliseks, siis sai siin välja töötatud ka see süsteem, et kuidas tagada, et need kontserdid oleksid rahvavõtted ja et ei oleks sellist asja käivitamise ajal on rahvast nii vähe, et ühel hetkel selle festivali maine läheb madalaks. Ja sellepärast sai sinna juurde loodud üle-eestiline noorte sümfooniaorkester ja õigemini alguses oli ta selline orkestrikursus, mis pakkus siis üle Eesti kõikidele laste muusikakoolidele lastele võimalust proovida orkestrimängu. Sellepärast, et paljudes muusikakoolides pole puhkpilli erialagi, kui on noored lapsed. Ja siis sai juurde kutsutud Muusikaakadeemiast ja Poltsist vastavad pilligrupid ja neile omaette meistrikursust tehtud. Ja niimoodi oli iga kontserdil kohal üle 150 inimese, sellepärast, et juba orkester oli 120 inimest. Nii et siit natukene mõelda, kuidas need mudelid lähevad käima, et siis ühel hetkel see on tohutult pikk aeg, kui see hakkab nagu tegelikus elus ka toimima. Ja täna ma saan tegelikult öelda, et need olid sellel hetkel minu ja meie tiimi poolt paika pandud põhimõtted, mis täna siin toimivad. Natukene aitab siin kaasa muidugi see ka, et Haapsalu on selline linn, kus tööstust on vähe ja neid suundasid väga palju polegi. Sest sellises linnas, kus on väga palju erinevaid võimalusi, on see kiira-käära ühele ja teisele poole käimine väga lihtne. Et raske on kokku leppida, kuidas saada see üks suund ja siis kõik sinnapoole käima. Ja nüüd natukene teise poole pealt, et peale seda olen ma töötanud pangas, endale selgeks teinud finantsanalüüsi, väliskaubanduse finantseerimise, olnud ühisliisingu turundusjuht ja peale seda loonud ka enda firmad, kuna ma Pärnus elan, siis Tallinna vahel käimine tegelikult on päris koorma. Ja 15 aastat olen ma juhtinud nüüd erinevaid, üks on minu enda firma, mis on siis põhibaasiks ja juures siis erinevad MTÜ-d, millega ma olen seotud.
tulemuseks on nad selle jaoks, et neid ideid, mis me välja töötame, saaks tegelikult ellu ka viia. Nii et ma võin öelda, mul on see kogemus olemas, et kui midagi välja töötada, siis kuidas see siis ka ellu läheb või kui keeruline see on, et need asjad tööle hakkaksid. Ja ka seda strateegiat ma vaatan selle pilguga, et paberil endal ei ole kunagi mudelit. See paber peab andma kokkuleppe ja mudeli, kuidas need asjad tööle hakkavad. Ja sellepärast, siin on küll näiteid meie töögrupist, sest veel üks täpsustus, et mina ei saa olla see, kes paneb selle asja üksinda kokku. Et Elva on ikka teie peades. Ja tegelikult see ongi ühine kokkulepe, täpselt samamoodi ka opositsiooni poole, kaasamine ja kokkulepe, et me kõik teeme ühtlasema asja. Sest kui me suudame selle kokkuleppe saavutada, siis see tulu on tunduvalt suurem. Nii et tegelikult peakski olema eesmärk see, et me räägime need asjad läbi ja te omavahel lepite kokku, et jah, meil tasub minna selles suunas. Ja nüüd nendest töödest, mis ma teinud olen, et võib-olla üks olulisemaid, mida saab ka välja tuua, on Pärnu turismiklastri strateegia ja tänu sellele sündis jääfestival ja kuna ikka see, et asjad ellu viia, jääb see enda vedada suures osas, siis seetõttu olen ma seda ettevõtmist pidanud vedama. Ma ütlen ausalt, see on väga raske. Sellepärast, et ka omavalitsuse poolne võimalus panustada on suhteliselt väike ja koostöö korraldamine on tohutult keeruline. Selles strateegias on päris suur osakaal koostöö korraldamisel, päris suur osakaal toote arendusel ja mõlemad on keerulised asjad. Ja võib-olla veel üks märkus, et kui nüüd vaadata seda strateegiat, tegelikult on tegu siis koha turundusega. Kaks erinevat mõistet võib-olla, mida muidu tavaliselt ei eristata, et sihtkohaturundusest on palju räägitud ja seda seoses turismiga. Kohaturunduse puhul on siis juures kohalikud elanikud ja me oleme küll vaadanud siin eraldi sellist turismi poolt, aga proovinud seda võimalikult palju siduda sellega, kuidas kohalik elanik sellest kasu saab. Ja et kuidas kohalik elanik oleks kaasatud Elva linna turundamisele. Ja nüüd võib-olla ma lähen siis selle esituse juurde, mis ma teie jaoks kokku panin. Ja võib-olla siin selle strateegia kõige suurem väärtus, et mida selle siis saada ongi see ühine kokkulepe. Arendada Elvat ühes kindlas suunas, rääkida ühte juttu ja koondada investeeringut kokkuleppe saavutamiseks. Kui me kõik tahame ühte sama asja ja igal ühel on väike eelarve, ma võin tuua siin näiteks Pärnu spaad. Nad panevad need rahad kokku, nad annavad selle ühe sõnumi edasi ja nad on võimelised tegema tunduvalt suuremat turundust kui iga firma eraldi. Täpselt samamoodi on Elvas. Ja siin ei pea vaatama ka ainult Elvat üksinda, et täpselt samamoodi teie kõrval olevad piirkondasid, näiteks Otepää, Tartut, teil on ühiseid huvisid, et neid tegevusi tuleb teha koos. Siis kõiki huvitab ju, et kui see protsess, nagu siin räägitud, on hirmus pikk olnud, et no mis kasu siis sellest üldse saada võib. Ma tõin mõned näited. Lihtsalt sellepärast, et tekiks selline pilt silma ette, et mis need võimalused on. Ja need ei ole nüüd seotud kitsalt Elvaga. Et kui me räägime siin suusaradadest, või see on natukene võib-olla siin samas teie aiatune koht ka. Aga vaatame siis natuke seda pilti, mis see tänane seis on. Elva suusaradadel nädala sees on 700 suusatajat, nädalavahetusel 2000. Praegu on see nagu minimaalne, mida nad Elvasse tulevad tarbima. Et ma siin pidasin nõu tartlastega, rääkisin ka Karri Raadmaaga, ka tema käib siin suusatamas. Ongi, sõidab siia ja pärast tagasi. Aga mida võiks tahta siis juurde? Väga lihtsad asjad. Juua, süüa, sauna või pesta, massaaži või siis mingisuguseid terviseteenuseid juurde osta. Kui need oleksid koha peal olemas sellisel kujul, et sobivad. Et mis see siis rahas tähendab sihtkoha jaoks? Et kui täna siis on see 700-2000 inimest, see on 7500 inimest nädalas, kes siin teie õue peal siis üldse käib. See on 30 000 inimest kuus. Ja vaatame nüüd sellest joogi- ja söögipakkumisest, kui arvestada, et 3 eurot ollakse valmis selle peale kulutama. Jääb koha peale 90 000 eurot kuus.
täpselt samamoodi sauna puhul või pesemisvõimaluse puhul. Või siis, kui pakkuda juurde mingeid lihtsamaid terviseteenuseid, võiks see olla lausa 300 000 eurot, mis võiks siia koha peale jääda. Täna selliseid teenuseid ei ole, aga need ei ole keerulised asjad. Kui nüüd vaadata, võtta juurde siia veel see, et kui Tartus tuleb keegi siia suusatama, tuleb üksinda. Noh, pere vaevalt, et sellega väga rahul on, kui igal õhtul käiakse. Ja kui on võimalus, siis pere ka kaasa võtta. See tähendab, et tuleb 2 inimest veel lisaks, 3 korda rohkem kasutajaid. Ja siis vaadata neid tulusid, mis piirkonda jäävad. Et väga lihtsate lisateenustega on võimalik seda tulu oluliselt suurendada. Teine näide. Elva on suvel armastatud paik, kuid siin ei ole piisavalt ööbimiskohti. Ja sellepärast käiakse siin päeval, sõidetakse ööbima mujale. Tegelikult jälle kõike seda tulu, mis oleks võimalik saada, ei saa. Sellepärast, et ei ole võimalik selliseid ööbimisvõimalusi pakkuda. Võib küsimus vahele, kus niisugune andmed on tulnud edasi ei ole ööbimiskohti, et on puudu ööbimiskohtades? Kui me võtsime välja töögruppides selle praeguse seisu, siis tuli see probleemid välja. Ja kui ma nüüd mälu järgi mäletan, siis on vist 75 ööbimiskohta. Mina mul on selline informatsioon, et alatäituvus on ööbimiskohtadel kõigil. No täituvuse osas ma võin tuua sellised näited, et kui keskmiselt siin Pärnuspaadel on täituvus isegi 80% alla. Ja põhjus on siin see siis, et meil on aasta ringi pakkuda kindlat teenust. Ehk siis on tegelenud tohutult oma tootearendusega, et kliendil oleks põhjus kogu aeg koha peale tulla. Siis keskmine Eestis paade täituvus on 50% ja hotellid oma 30–40%. Et ütleme, need on need sellised täituvuse numbrid. Ja arvatavasti on Elval ka siin tegu sellega, et 100% täituvust ei ole mitte kusagil. Et mida suurem on see tootearendus ja samamoodi, kui sa suudad elimineerida selle hooajalisuse. Näiteks Pärnu turismiklastri strateegiat tehes Pärnu kõige suurem probleem on sama hooajalisus. Teil on siin palju parem situatsioon, sest teil on talv. Ja me võtsime välja Positiumi uuringu järgi ööbimised Pärnus. Väliskülastaja ja vähemalt 1 öö, kes oleks koha peal. Tulemus oli siis selline, et juulikuuses Pärnus 60 000 ööbijat. See tähendab seda, et Pärnu linn suudab ära teenida 60 000 inimest, väliskülastaja. Siis juuni ja august 30 000, poole vähem. Mai ja september 15 000 ja teistel kuudel alla 10 000. Ja kui nüüd mõelda seda, et tegelikult need investeeringud on tehtud, need töökohad on loodud, kui natukene suuta tõsta siin külastatavust madalhooajal, see on iga külastaja toob juurde võimaluse uueks töökohaks. See tähendab seda, et meil on kvaliteet, inimesed saavad rohkem tööd. Aga teil on talv ja suvi. Aga kui talv ei ole, no see ilmastikuvist... number 1, kes investeerib ja ehitab need saunad ja nagu see talv ei on, kes katab need kahjud. Te räägite Pärnu Elvast, nende kahe vahel on sajandi pikkuse traditsioonid. Elvas oli vanasti 9000 suvitajad, välissuvitajad Elvas. Täna on 0. Aga see ongi... Kes sellest süüdi on? See on meie aeg. Aga kui me täna investeerime, ma olen tõus, ma ehitan sauna. Aga kes mul selle kinni maksab? Aga siin on see, et investor tuleb sellel hetkel, kui ta usub sellesse, et selles kohas hakkavad käima inimesed. No võtta ka. Meil on aega küll, tõukame edasi asju ja... Riik ei ole võimeline ise kõige randa puhul. 3 minutit edasi hakkame Ja pigem on see siis see küsimus, et me küll jõuame siit edasi varsti ka selliste investeeringute kaasamise juurde, aga ongi see, kuidas luua see ahvatlus investori jaoks. Sellepärast, et ma ütlen, kuna ma olen ka ju ettevõtja, ma tean, mis hetkel ma olen nõus oma raha kusagil panema. Et kui mu jaoks luuakse see ahvatlus, et tegelikult me tahame arendada selles suunas, võib-olla astutakse samm ligemale ja arutasime siin just enne, et kas on mingisuguseid selliseid võimalusi, et töötada välja sellised
investeerimist ergutavad programmid, et pakkuda välja konkreetsed valdkonnad või siis ka mingisugused edud, kas siin maahoonete, millegi muu näol, et see ongi siin arutamise küsimus. Teil kõigil on võimalus siin kaasa lüüa ideid anda, et kuidas leida selliseid võimalusi, et investorid siin oleksid valmis panustama, sest kes juba siia midagi ehitab, maja on ära liiga. Et see on teiega seotud, tegelikult see on kõik Elva hüvanguks. See ongi omavalitsus maja kujundus või piirkonna maja kujundus. Just. Nüüd üks idee. Seoses jääfestivaliga puutusin kokku sellise projektiga nagu praegu hetkel innovatiivse projektina arendatav, kiiresti püstitatav moodulmaja. Meie kasutasime seda oma restorani ja sellise nagu soojakeskusena jääfestivali. Sellist maja on võimalik Ford Transitis transportida ja ükskõik kuhu üles panna. Oletame, et Elval jääb võimaluse ja tekitab ahvatluse, et suvel oleks siin piisavalt tulijaid järvede äärde, on kohad, kuhu need panna ja luuakse edasi 100 lisavõtmiskohta. See kusjuures on võimalik, et see ei ole võimatu asi. Et vaatame jälle natukene, mis see tähendab selle piirkonda jäetava tulu osas. Ma ei ole siin hakanud läbi arutama, et kui tasub mingi projekt ettevõtjale on sellepärast, et see on ettevõtja mure, kuna teie muretsete siin kõik sellepärast, et Elva kui piirkond areneks, et siis on oluline see, et mis raha üldse siia koha peale maha jääb. Ja mida see siis tähendab? Keskmiselt on piirkonda jäetav raha, kui ööbitakse koha peal 40 eurot päevas, vähemalt. Üldiselt ka välisturisti puhul, kuigi no ütleme, kui ma võtan spaade järgi, siis näiteks soomlane on valmis nädalas jätma 500 eurot. See pole siia juurde arvestatud, selles mõttes, et see on nagu selline ravi spaapaki. Et kõik joogid asjad tulevad lisaks. Siis 100 ööbimiskoha juures, kui me võtame ainult suve 3 kuud, et see tähendab siis 9000 lisaööbimist. Ja kui me arvutame nüüd kokku need summad, näiteks ööbimise eest 20 eurot inimene, see on 180 000 eurot, sauna, rattasõidu või mingite meelelahutusteenuste eest 10 eurot ja joogisöögi eest 10 eurot päevas. Need numbrid on võetud Konjunktuuri Instituudi uuringust. 2-3 aastat tagasi tegi Konjunktuuri Instituut uuringu, kus ta selleks, et teada saada, kui palju sündmused mõjutavad kohapealset majandust. Ehk siis, kui palju tänu sündmustele jäetakse piirkonda raha. Viis läbi suuremate Eesti nii kultuuri kui spordisündmuste uuringu. Ja sealt tulid siis välja sellised suurusjärgud, et kui ei ole ööbimist, siis alates 6 eurost on see piirkonda jäetav tulu. Ja ööbimise puhul kuni 43 euroni inimese kohta. Nii et tegelikult, kui me siin vaatame, on lihtsad asjad, ei ole keerulised asjad. Ja te võite oluliselt suurendada kohapealset tulu. Kolmas näide on Haapsalu spaadest. Et kuna ma siin enne rääkisin, et ma olen tihedalt ka Haapsaluga seotud olnud, siis tean seda aega, kui oli ainult Laine. Täna on seal siis 168 ööbimiskohta, ööbid aastas 3660 ja juurde ehitati Bramare. Ühe väikse linna jaoks tähendas seda, et juurde tuli 223 inimest, kes on pidevalt kohal. Ja nagu ma juba ütlesin, et spaade täitavused on tegelikult väga head, et ma olen arvutanud siin 50% täitavusega, tegelikult on Haapsalu spaade täitavused kõrgemad. Nad ei ole 50%. Ja siin on toodud nüüd ka näitena see, et soomlane on nõus kulutama sellele spa-paketile 500 eurot nädalas. Et mis see siis tähendab? Et see tähendab siis 2 146 200 eurot sihtkohale lisatulu Lainet ja Bramarelt 2 848 825 eurot. Päris mõtlema panevad numbrid ja kui siis vaadata nagu seda, et alati on inimesi, kes heidavad ette, et ei tea, et võib-olla tehti seda millegi arvel. Tegelikult see on ikkagi töökohad ja linna areng, mis siin taga on. Ja nüüd ideena
konkreetseid numbreid tegelikult ei osanud siia taha panna, sellepärast et ma ei ole selle valdkonnaga nii kursis. Aga lihtsalt teedeme, mis võimalused teil veel on, kuna Tartu suure tervisekeskusena kõrval, et teha koos projekte, leida teadusgrante, leida võimalusi, et koha peal siin midagi uuritakse. Et see võib olla jälle järgmine selline arengukoht. Nüüd natukene sellest turundusstrateegiast ja strateegiaseminaridest. Et see strateegia siin selgitab välja enda väärtused, vaatab tuleviku trende, analüüsisime, missugused võivad valdkonnad, leidsime, kuidas Elva eristuks, sellepärast et teistega sarnast asja pole mõtet teha. Määratlesime olulisemad sihtgrupid, kirjeldasime tootearendustegevuste suunad ja kommunikatsioonitegevused. Ja võib-olla olulisem asi veel, et siin on süsteem, kuidas seda protsessi juhtida. Töögrupi koostamine algas sellest, kõigepealt läks välja pressiteade, siis läks avalik kutse, ka kõik volikogu liikmed said selle kutse ja peale seda läksid välja suunatud kutsed, et saada kokku selline töögrupp, et kõik valdkonnad, väärtud valdkonnad oleksid kaetud. Töögrupp ei saanud tasu, see tähendab seda, et tegelikult kõik need inimesed panustasid oma aega, ettevõtjate puhul on see konkreetselt ka raha ja organisatsioonide puhul, kes ei saa küll teise käest palka, või peaks ise endale teenima. Nii et selles mõttes ütlen mina küll töögrupile väga-väga suure tänu. See oli suur töö, mis ära tehti ja see strateegia baseerub nende kaasa löömute teadmistel, arvamustel ja analüüsil. Kui suur see töögrupp? Me alustasime 43 inimesega ja viimastel seminaridel oli meil kohal kusagil 15 ja 2 viimasel seminaril. Et siis nagu ei olnud kaasatus nagu väga väike, selles päris korralik grupp inimesi. Jah, selles mõttes küll ja ütleme need valdkonnad, mis olid olulised, et ka siin turismivaldkond ja et tegelikult need valdkonnad olid kaetud. Meil oli nii tervisevaldkonna inimesi, spordi ja haigla inimesed, turismi inimesed, loodus, Tartumaa turism, maavalitsus. Et selles mõttes nagu ütleme läbilõige, et kõik need, kes kuidagi selle sihtkoha arendamisega seotud olema. Kas oli mingisugune piiratus ka, et see oli nii-öelda lahtine avatud kõik? Jaa. Selles mõttes, et see kutse läks kõigile, kellel oli soovi osaleda, kõigil oli võimalik sellest teada anda. Ja need, kes siis tulid, ma arvan, et linnast saab protokollidest need nimekidagi kedagi suvitada. See oli esimene ring, hiljem oli infovaegu. Teised ringid ei olnud nii aktiivsed. Ütleme, et tööinfo liikus jah, siis peale esimest seminari nende vahel, kes esimesele seminarile kokku tulid. Kas küsimiste kohta praegu või teeme pärast? Ma arvan, et teeks jooksvalt, et jooks läheb. Mul oleks ka siis paar küsimust. Et kui see töögrupp koosnes erinevate valdkondade inimestest ja tegelikult 3 korda kahanes, et mingid valdkonnad jättis kasvamata lõpus ja see kahanes proportsionaalselt? Tegelikult ta kahanes proportsionaalselt ja pigem isegi sellest, et kordisena üks tulla, kordisena teine tulla. Et kuna ta toimus töö ajal, et näiteks siin Tartu inimestel ja nad vahetasid ka, et alguses oli siin kohal Tartumaa turismist vist lausa esimesel seminaril, ma nüüd mälu järgi ütlen, 2 või 3 inimest, et siis pärast oli 1 inimene. Selge, võtsin ka ühe inimesega ühendust, kes seal käis ja ütles, et viimasel seminaril oli pärast launas 3-4 inimest. Võib-olla tegijad. Ja ei, nii vähe ei olnud. Aga teine küsimus on selle kohta, et töögrupid, et kas nendel arendusseminarid osalenutel inimestel, nad on ise seda lõpprodukti näinud? Inimene nagu ütles, et ta ei ole kätte seda. Ei, meil oli niimoodi,
niimoodi, et iga selle seminari järgi läks seminari kokkuvõte kõikidele osalejatele. Siis 2 seminari vahepeal olid siin, ühel oli küsitlus ja vahepeal oli, ma mäletan, mis vormis ka mingi selline kodune töö. Et siis oli nagu sellega vaja tööd teha ja nüüd viimase seminari järgi siis läks eraldi veel tegevuskava korra laiali ja lõpus siis kogu dokument. Et on kogu dokumendi tegelikult kõik osalejad saanud? No ma ei oska vastutada, sest mina isiklikult ei saanud nagu laiali seda infot, aga meie kokkulepe oli selline, et kogu töögrupile saadetakse materjali. Ma usun, et kõik on ka saanud, sest seda tuli parandus ette. Üks töögrupi liige palus, et ma täna talle ka saadaks, et tal endal ei ole, ta võis eksida. Ma saaksin. Ja ma nüüd hästi lühidalt teen siin just sellise ülevaate, et kuidas see tööprotsess siis kulges. Kui pikalt sa oled planeerinud seda? Tegelikult ma siin tahakski nüüd kiiresti selle protsessi ära näidata ja põhimõtteliselt lõpetada siis sellega, et mis need peamised tegevussuunad oluline. Et esimene seminar oli siis hetkeolukorra kaardistamine, trendid, probleemid. Eesmärk oli osaliste sihtide väljaselgitamine, ühine arusaam piirkonnast, selle tugevustest, nõrkustest, võimalustest sihtidest. Mis oli positiivne, enamus kohalolijad olid suhteliselt ühel meelel, kuna suhteliselt hiljuti oli läbi käidud ka arengukava protsess. Ma arvan, et see aitas seda, et erinevalt tavalisest, kus on väga palju eriarvamusi ja väga palju selliseid üksikuid juppe, mõeldi palju ühtemoodi. Et see oli minu jaoks selline väga tore näha ja tegelikult eraldi, et Elva inimesed on ääretult tublid. Mis sealt välja tuli, et edukamad oleme siis, kui on ühine eesmärk, kohalik saab kasu, on kaasatud, tehakse koostööd. Sellest siis ka see, et siin samas tegevuskavas väga paljud tegevused on just sellega seotud. Siis kuna me leppisime kokku kohe alguses, et me tugineme Elva väärtustel, me selgitasime välja väärtused. Kõik see, mis siin materjalides on kokku kogutud siis töögrupist ja siis analüüsitud, kui on midagi olnud vaja kas kaaluda või muuta natuke, siis see on seminari eraldi läbi räägitud. Nii et see on nüüd kõik see, mis on tulnud inimeste käes ja läbi selle nagu süstematiseeritud ja korrastatud. Tohib üks küsimus. Jah. Mis on kuurort? Kuurort tuleb sõnast kuur ja oort. Ja tegelikult tähendab ta sellist kohta, mis on tervistav. Ja tänapäeval on kuurort arenenud edasi. Kui varem kujutati ette, et kuurort on üks ilus rand näiteks või siis see muda seal, mis inimese terveks teeb, siis tänapäeval võib see kuurort kasutada ükskõik kus. Oluline on see, et seal on tooted, mis aitavad tervendada. Ajalooline taust kuurortina. Elvas. Jah. Kuidas seda käsitleda? Seda käsitleme me sellena, et kui vaadata seda Eesti Vabariigi aegset aega, kui Elvas käidi järvede ääres aega veetmas, kui siin käis päris palju venelasi, siis toetume sellele, et siin on ajalooliselt ka juba see traditsioon, et siin on inimesed käinud, puhkust veetnud ja oma tervist heas looduskeskkonnas taastanud. 30ndate malli järgi? Ei, seda mitte. Me lihtsalt toetume sellele, et siin on selline lugu koha peal olemas ja siia peale saab luua täiesti uusi kuurorti tooteid. See ei tähenda seda, et me peame ajaloost tagasi minema ja sama asja pakkuma. Aga meil on siin väga hea keskkond. Ainult järved, männid, hea eeldus selleks, et siia tekib tervistavaid teenuseid juurde. Täna on kuulnud arendus. Täna ei ole seda, peale selle loodusliku keskkonna ei ole midagi sellist, mida lisaks juurde pakutakse. Ja kui nüüd vaadata sellist turismi arengut, et töötataksegi sellega, et mitte kasutada ära seda ressurssi ranna või metsana, vaid sinna juurde luua uusi teenuseid. Kas need põhinevad siis teadmistel, näiteks sama kogu see meditsiini pool,
kas see põhineb mingisugustel uutel trendidel, võtame kas või selle, et maailm paraneb, tegelikult aktiivselt elatakse palju kauem ja selliseid kohtasid otsitakse, kus siis tegutseda ja võib-olla ennast tervistada. Et siin on suur potentsiaal olemas. Potentsiaal on terves Eestis, välja arvatud Tallinn, Tartu, Pärnu, Ida-Virumaa, ülejäänud Eesti jookseb tühjaks, nii et siis on seda looduskeskkonda. No Pärnu tahaks ka ikka siia panna juurde, et Pärnus ikka saab ka. Pärnu on ka kasvav vist, eks. Pärnu linnana läheneb. Absoluut rääkima. Aga natuke imelik on kuulda, et meil on mingi ajalooline kuurorti taust, eks, olemas. Aga siin me leidsime päris toredaid selliseid ajaloolisi kirjutisi, nii et võib-olla ongi tore see välja otsida ja teile veel ülesanne aidata kaasa. Et kui te tunnete, et see looduskuurort on õige asi, siis see sõnum, kas või et otsida need vanad lood, tekitada mingisugused seosed inimeste vahel, kes siin käinud on, et seda saab teha igaüks. Siis me ütlesime Slava KPSS. See pole oluline enam. Siit grupp on see teine. See Peterburi ja Moskva niinimetatud juhud, nagu me teda kutsusime, see inimene on siin kadunud, seda ei ole juba siin 15 aastat viimane isend liikus 15 aastat tagasi, praegu viimased 15 aastat pole mingi kedagi kuradi. Tähendab, see strateegia ei ütlegi seda, et me peame tagasi võtma mingi vana asja. Et ajalugu ei käi nagu sedasi, et me jõuab vanasse punkti tagasi, ta läheb ikkagi kogu aeg ülespoole, et me peame leidma uued võimalused. Siis selleks, et oleks selge, mis on meie eesmärk, miks me üldse teeme. Eesmärk siis Elva piirkonna püsiva elanikkonna kasv. Elva on tuntud kui väärt elukeskkond ja suudab pakkuda tööd ja Elva väärtusi hindavate külaliste kasv. Et need on kaks sellist eesmärki, et mida siis see tegevused peaks aitama meil parandada. Ja kui siin vahepeal oli küsimus numbrite kohta, et numbrid on loodud strateegiliste sihtide. Et siin on nagu numbrilised eesmärgid. Strateegilised sihid, see on enne tegevuskava ja peale sihtide. Siis teise seminariga lasime me natukene oma fantaasia jooksma, käisime läbi vanad ja uued ideed. Ja tegelikult oli siin ka üks tagamõte, sellepärast, et kui vaadata, et kui palju põnevaid asju on, mis läheb meelest ära või mida mingil hetkel ei teata, et siis ei tee kunagi pahast meelde tuletada. Ja seetõttu on ka siin piltidena toodud juurde strateegiasse töögrupis välja tulnud ideed. Lihtsalt selleks, et neid säilitada, et nad ei läheks kusagile jälle minema. Ja tegelikult ka tegevuskavas on juhtgrupi juures üks punkt, kuidas neid ideid uuesti läbi käia. Mõte on siis see, et tulevikusihid kogu aeg areneksid, ei tekiks seda, et seisab üks sama asi meil silme ees. Et meil kogu aeg tekiks mingi uus ideede pangas juurde. See tegelikult ei ole nii lihtne. Siin on siis need vanad ja uued ideed ja ma vaatasin, et siin paaris ajaleheartiklis olid välja toodud siit nagu tegevustena need ideed, et ei, see ei ole mõeldud mitte nagu tegevustena, mitte et neid peaks nüüd asuma teostama, vaid see on just sellena, et need ideed oleksid silma ees. Et mida on soovitud teha ja need on need ideed, mis töögrupis esile olid. Kas võib küsida, et teadusparki loobuses me leidnud nagu selle lahtikirjutust kuskil, mis see tähendab? Need ongi need ideed, mis on töögrupis välja tulnud. Teaduspark looduses, ma nüüd interpreteerin, ma ei ole päris kindel, kas see on, aga näiteks, mida mina kujutasin ette, on see, et kooligrupid, kas või teie enda teenus asi ju päris palju loodusel põhinevaid selliseid algi, kui võiks paremini teenused peale tuua. Et
miks mitte, mis see siis oli? Teaduspark. Teaduspark. Et kui sul on kirjeldatud näiteks mingisugused teemad, võtame linnud, kalad, loomad ja sellised näiteks teaduslikul alusel põhinevad kaardid seotud õppekavaga, siis sa võid seda pakkuda välja koolides õpikeskkonnas, näiteks. Siduda siia juurde võib-olla teadlasi, midagi muud. Ma ei ole kindel, mida siin täpselt mõeldi, aga see on üks minupoolne idee, mida tegelikult on väga lihtne jälle ellu viia. Kui tohib, siis selline märkus on, et kui nüüd arvata, et see dokument ei võeta täna vastu, vaid ta läheb muutmisele, et väga tore, et need ideed nad peaks selgelt eristuma nagu tegevuskavast, et mina soovitaks need asjad lisasse viia. Nii nagu arengukavades ka need SWOT-analüüsid, mida alati topitakse arengukavasse, et see saaks pikem. SWOT-analüüs tegelikult ei väljenda asjade seisu, SWOT-analüüs alati väljendab nende koos istuvate inimeste vaimset ja teadmiste taset. Meil on nüüd siia väikeste nende kassikeste sisse pandud, et meil ei ole nad jutu sees. Et nad on need väiksed kassikesed, mis siin on välja toodud värvilised. Nagu slaidi praktikas tuleks kasu, kui nagu see unenägu ja reaalsus on ikka selgelt tahus, et nad on jah, selles mõttes, kui see teeb paremaks selle jälgimise. See on paljude inimeste mõttelaad nagu eeldab seda, et nad siis saab paremini aru. Jah, sest praegu oli mõeldud see nagu illustratsioonina, et näha, kuidas see mõte jooksis, et see oleks sellele, ütleme sellele tekstile siis nagu toetav materjal juurde. Siis meil tuli välja 4 tulevikupilti, mida me siis käsitlesime. Ärilinn, looduslinn, kultuurilinn ja perespordilinn. Siin on siis üks selline näide looduslinnast ja tegime töögrupid ja käisime siis läbi need teemad, vaadates, mis sellest siis kasu sünnib. Ja 3. strateegiaseminar oligi selleks, et visioon sõnastada, erisus leida, sihtgrupid kasu selgeks saada, vaadata väärtuse ahelat ja tootearendust. Nii, ma lähen siit kiiresti edasi, siin on nüüd vahepeale pandud lihtsalt need kirjeldused, kui kedagi huvitab, pärast ma võin selle saata selle esitlusena, et võib siis vaadata täpsemalt, et mis nende 4 tulevikupildi all oli. Ja me analüüsisime läbi, et kui on need 4 pilti, kes need sihtgrupid on, kui suured need sihtgrupid on, mis nende potentsiaalne kasu on, kas läbi selle sa eristud piisavalt, kas on haaratud linna teised valdkonnad, teenused, sündmused, kas see toob lisatöökohti, kas ta on kasulik elaniku jaoks, kas ta suurendab külastajate arvu, kas on konkurente ja mis need vajalikud investeeringud võivad olla. Ja siit tegelikult jõudsime siiani, et sõnastasime siis tervistav ja aktiivseid tegevusi pakkuv looduskuurat ja kogu perele. Kogu perele juurde sellepärast, et ennem oli see kogu pere suuremalt esil, kuna ta andis päris suure kasu, aga rääkides kohapeal linnavalitsuses teemasid läbi, see tundus liiga suur hüppe edasi, et praegu perele tegevusi on niivõrd vähe. Et siis ta sai nagu seatud 2 etappi, et kõigepealt siis see inimesed looduskuurat, mis pakub aktiivseid tegevusi ja tervistusvõimalusi ja siis sinna juurde pere. Et täna on see siis jagatud nagu selliseks 8 astmeks. Mis see erisus siis on? Kuurat, mis on sisemaa. Ja need väljakutsed ja võimalused, mida see strateegia siis annab? Leppida kokku ühine arenguvisioon. Käivitada etteplaneeritud ja tulemuslik koostöö. Kujundada terviklike toodetega aktiivse puhtuse piirkond. Kasutada ära Tartu turg, mis on teie ligidal. Ja proovida kaasata suur oluline investeering, mis annaks selle, et paistaks rohkem silma, et see sõnum leviks rohkem. Üks näide näiteks Rakvere näol, et sellel hetkel, kui Aqua sai valmis, lahvatuslikult tõusis linna külastatavus ja palju rohkem hakati sellest linnast rääkima. Kuigi ennem oli Tarvas, olid need pumplaulud ja kõik muud asjad. Et üks selline suur investeering tõmbab teile tähelepanu, sellepärast on oluline.
ja korra tõin veel välja selle, et miks see kohaturundus on nii keeruline. Et siin on nüüd helimüüstaja sihtkohaturunduse kohta välja toodud ütlus. Et sihtkohtade juhtimine ja siis ka turundamine on keerukas, kuna nad eksisteerivad erinevatel geograafilistel tasanditel. Osaliselt nad kattuvad, osaliselt ei kattu. No näiteks Tartu linn, Tartumaa, Emajõe kaldaala, Peipsi vesikond, Lõuna-Eesti, Eesti, Balti riigid, Euroopa. Et läbi sellisena on põimitud neid erinevaid piirkondasid ja see peab sinna sobituma. Sihtkoha arendusorganisatsioone juhivad avaliku sektori esindajad. Rahastusvõimalused on piiratud ja kontroll erasektori üle on piiratud või puudub. Sihtkoha toode koosneb paljudest erinevatele sihtgruppidele suunatud pakkumistest ja selle protsessi juhtimine on keeruline. Sihtkoha juhtimisse on vaja kaasata väga palju huvigruppe, et siin on konflikte, ei taheta koostööd teha, et siit nähtub see, et see tegelikult ongi väga keeruline protsess. Aga kui te suudate seda edukalt ellu viia, siis te paistate silma ja saavutate selle, et te olete parem teised. Astute kiiremini edasi. Siin on korra välja toodud, siis millele tundus olevat suurim potentsiaal, aga ma ei peatusin, kui tuleb liiga pikaks. Ja lähen siit üle. Ja siin siis sihtgrupid, et läbi selle, kui me küsitluse abil proovisime välja selgitada, et mis siis enam kasu toob. Et tulid ka siis need sihtgrupid. Tartu pere, Lõuna-Eesti pere, Elva enda pere. Olen siit. Et ma jõudsin kõige peatüki alla. Elva pere, tartlased, laiemalt Lõuna-Eesti, nende pered, tervisesportlased, tervisetaastajad, koolid ja huvikoolid, Eesti ettevõtted ja väliskülastajad. Ja siin on siis peamised need turud loetletud, kus on praegu mingi külastajaskord olemas. Et järelikult on lihtsam teha tööd. Kas te ei hinda näiteks meie sõpruslinna? Sõpruslinnad tegelikult olid ka, tegelikult on välja toodud, kui lugeda seda strateegiat ja tegevuskavas on ka, et need sõpruslinnad on olemas. Aga me ei hakanud siia eraldi välja tooma sellepärast, et me praegu vaatasime, kommunikatsiooni poole pealt võiks tuua, et tegelikult see võiks olla üks isegi parandusettepanek. Aga toote arenduse poole pealt, et siis me vaatasime nagu laiemalt kõik. Siis käisime läbi me kõik arendusstrateegiad, et me astuksime ikkagi samas suunas. Ja siit saidki paika strateegilised siit. Majutus- ja voodikohtade arvu tõus 2 korda. Aastaks 2020. Külastajatele suunatud teenusepakkujate arvukas 16-25-ni. Mina ütlen ausalt, et ma alguses prognoosisin nuljemalt neid numbreid, et siin arutades siis läksid nad pisut väiksemaks. Regulaarselt toimuvate üle Eesti või rahvusvaheliselt huvipakkuvate sündmuste arvukas 2 korda. Et kui mõtlete praegu, ka Selvas on rahvusvahelisi sündmusi. Ja 3 Tartu maratoni väga lihtsalt üritust lõpeb meil ja enne mul nagu tekkiski nagu küsimus, et te tõite Haapsalust igalt poolt mujalt näiteid, et tegelikult oleks nüüd olla näitud juba selle Tartu maratoni baasile. Palju inimesed jätavad raha siia ja Tegelikult meil töögrupis on see läbi ka analüüsitud ja võib-olla meil on tabel selle kohta tehtud, ma võin panna selle ka, ma ei tea, kas see on juurde palju see uuringu analüüs. Seal on tegelikult üks teema, kui me alguses tegime selle küsitluse, peale me võtsime eraldi need teemad, veel arutasime läbi ja seal üks näide oli seesama Tartu maraton, kui palju selle baasil võiks kasvada külastajate arv. Ja siin on siis juba need prognoositud numbrid ka olemas. Et tegelikult selle võib saata juurde. Et see on nagu läbi töötatud. Ma siin ennem sissejuhatuses nagu ennast tutvustades tõin mujalt näiteid. Siis elaniku arvu vähenemise peatumine ja strateegilise investeeringu realiseerumine. Ja nüüd ongi, et kuidas seda siis teha? Et fakt on see, et need 4 seminari ei saa olla sellised, millega see paneb absoluutselt kõik detailid paika. Vajavad veel kas uuringut, vajavad läbirääkimisi investoritega, et seda ei ole võimalik paberi peale kirjutada või siis ka sellele pole aega, kui selle tegutsema hakatakse. Meie teeme süsteemi selleks, et kuidas juhtida seda protsessi. Ja sellepärast ongi esimene punkt juhtimine ja koostöö. Et juhtgrupp
kuidas see kokku pannakse ja siin on jälle võimalus teile osaleda. Kaasa rääkida, kuidas see juhtgrupp komplekteerub. Ja siis juhtgrupi all on arendusgrupid, kes tegelevad juba konkreetsete teemadega ja kui me nüüd vaatame, kuhu siis linnaraha oleks vaja paigutada, et kõigepealt on see aeg, et see juhtgrupp tööle saada, siis on valmidus investeerida sellesse, et arendusprojektid käiku läheksid. Ja tegelikult need arendusprojektid tulevadki siit samast juhtgrupi enda langetatud otsustest. Selleks, et see lihtsam oleks, on siin juures tegevuskava, mis annab siis suunised, kuidas astuda, kus on konkreetselt kõik need teemavaldkonnad, mis läbi seda arutatud punktid on olemas. Et lugege korra mõttega läbi see tegevuskava ka. Et need teemad oleksid silma ees, et millega peaks tegelema. Et siis võib-olla on lihtsam aru saada sellest, et kuidas see protsess nagu edasi läheb. Ja mis see mõju siis on? Algatatud on koostöö avaliku sektori, haridusasutuste, ettevõtete, organisatsioonide elanike vahel. Toimib kõikide osapoolte ressursse kasutav kohaturundus, ehk siis seda tehakse koos, planeeritakse koos. Siin võib vaadata nüüd seda turunduse planeerimist, kuidas sündmused on ette teada, kuidas need on teada, kuidas teavitamine käib, et see on tegevuskavas olemas. Elva külastajatele ja elanikel on enam ajaviitmis- ja tegevusvõimalusi. See tuleb siis toodete arendusest, mis on ka teemade kaupa tegevuskavas. Ja sellest sünnib siis suurem turupiirkonna külastajatest. Tartu kui Elvale lähedal asuva suure potentsiaaliga turu jaoks on Elva avastatud. Nad kasutavad Elva teenuseid. Te saate uusi elanikke, keda siin elukeskkond motiveerib ja see tähendab ka seda, et kui näiteks on, meil oli hästi palju ka selliseid arutlusi, et kuidas näiteks IT-ettevõtteid siia saada või näiteks selle ärilinna mudeli all. Et siit see kohaturundus saab olla ühe sõnumiga ja läbi selle sõnumi, et siin on looduskuuror, saad sa minna ka selle IT-ettevõtte juurde ja öelda, et sinu töötajatel on siin tohutult ja elama. Sellepärast, et kõrgelt tasustatud töötajad otsivad endale head ja puhast elukeskkonna. Nad ei ole nõus teemast elama. Uued elanikud, uued töökohad, Elva on tuntud kui tervendav looduskuuror, ehk siis Elva tuntus on suurem ja ikkagi jälle see strateegiline investeering. Et selle leidmine. Nii, minu poolt kõik. Kas ma? Aitäh, võimalus. Et väga korrektne töö minu arvates ja need on väga tuttavad mõtted, need on kõik käinud kõikides komisjonides ja kodanikuühendustes läbi ja tore, et ma kõik lehele pandud praegu. Ja mul on kahju, et me ei ole oma koostööga jõudnud nii kaugele, et oleksime moodustanud valjurusti, kes oleks neid mõtteid, mis on siin olemas ja mis on andnud komisjonides on, oleksime juba tükk kaugele ja ma olen jõudnud, nii et väga tore, minu arust ütleb see ajutrust moodustada juhtgrupp ja tuleb lasta käia asjad. Takistusi pole miski. Ega, mina ei tea, kuidas nüüd õige on, kas tahetakse kuhu teha saun, kuhu teha puhkekeskus, kuhu või jäätisemüügikoht. No mina ei kujuta ette, et selles strateegias peab niisugune asi sees olema, eks ole. Aga põhimõtteliselt hea kokkuvõtte meie komisjonide ja kodanikuühenduste tööst ja kahjuks me ise selle ei tunde tajutustki moodustada. Siis oleks me juba tükk kaugele. Et mõningad ettepanekud oleks, et kuna see strateegiline dokument, siis see võiks nagu öelda ühest mõistmist ka võõra lugeja poolt ütleks edasi, et võib-olla oleks võimalik siis sellised mõningad terminid nagu teaduspark või veealune kontserdikoht lahti kirjutada, et see oleks üleselt mõistetud. Pigem ma tõstaks veel siis lisasse, sest praegu need mõlemad asjad on need, mis on lihtsalt illustreerivad ja mis on tulnud siit töögruppidest, et näidata seda, et kuidas need ideed alles jääks. Ja kui seletus on olemas, siis loomulikult
ja teine asi, mis tuli ka nagu alles täna välja, et või millele täna tähelepanu juhiti siis, et looduslik jõusaal või järvede jooksul on juba varem olemas, ja aga täpselt sama asi, et see on sama töögrupi töö, mis on toodud selle väikse kasti sees näitena. Et need kõik on need, mis on siin illustreerivad. Nagu töögrupis välja tulnud detailid. Kas järvede jooks jääbki siis ka kinnitatud või järgmise volikogu on päevakorda täpselt samas? Aga ta ei ole tegevuskavas seda. Ta on praegu seal samas nende väikeste kastikeste sees, kus on välja tulnud kas ideed või mõtted. Et pigem siis ma teeksin niimoodi, et ma tõstaksin nad sinna lisasse või siis paneks lisasse kogu selle töö, mis ma olen teinud. Et täpselt samamoodi on see PowerPointi on olemas. Jah, et võib-olla kolmas asi oligi see, et kuna siin on see PowerPointi esitlus ka veel, mis võiks ka volinikel olla vahepealse aja jooksul kätte saada, et kõik lisamaterjalid tulema. Kas ma täpsustaks kohe seda järvede jooksu teemat, et jah, et Elva jooksukarjas üks etapp on jah, järvede jooksuna kirjas, et kui ma nüüd õieti mäletan, siis see konkreetne järvede jooksu idee tuli Tervisespordikeskuse poolt ja see idee oli, ütleme nii, et see Elva järvede jooksu üks etapp võib olla ka üks osa sellest, aga see konkreetne idee oli, et aasta jooksul võiks olla need jooksud seotud kõigi Elva järvedega. Et ta oleks nagu selline üks konkreetne sari, et tõsta just esile neid Elva järvesid ja tuua neid nagu nii-öelda rahvale lähemale. Ja tegelikult tookord arutelus käiski see läbi, et tegelikult oli täiesti teadlik tol korral, et on olemas see jooksukarja etapp ja arvati, et see võiks olla võib-olla üks nendest järvede jooksu etappidest. Väga hea mõte, aga vajaks täpsustamist siis ka minnast, et oleks üleselt mõistetav või oleks vastuolusid selliste terminite. Minul ideoloogiliselt oli see tõusnud ja kuulatud, sest algas see tervisega. Ise olen tervis inimene, kui ma olen arst ja ravin, mulle meeldib, kui on inimesed terved. Ja selles mõttes on see mulle väga meeldib, ütleme otse. Aga, ja võin ütelda ka kohe, et siin on öeldud, et strateegiliste investorite kaasamine tuleb kohe ettepanek näiteks. Et Sotsiaalministeeriumi poolt on ära otsustatud, et tervisekeskuste jaoks eraldatakse raha, ja 75% nendest investeeringutest on juba Sotsiaalministeeriumis nagu olemas. Vaja siia tuua, mina olen nõus seda vedada. Aga see on kõik ilusad. Aga teised poole pealt vaataks seda, et me just tähelepanu arvudele. Ma olen tõesti arstist inimene, aga mulle vahel arvud meeldib. Ja kahele asjale juhiks tähelepanu. Strateegiline siht elanike arvu vähenemine peatamine. Mina küsin, miks nii? Minu mälu järgi siin vaimlestistest, kui me istume esimest korda. Koalitsioonipoolne selline lubadus oli, et kui me nüüd õieti mäletada, see oli 2% aastas elanikorda juurde. Sest kui me võtame meenutame tagasi poole, arengukavas oli 4 erinevat stsenaariumit elanikkonna prognoosis. Ja kõik on väga hea ja mulle meeldib, kui siin käivad mujalt inimesed ja Tartus teevad, et kõik on väga hea. Aga minu arvates meie ülesanne siin on eelkõige Elva linna elanike arvu kasvatamine ja sellest tulenevalt ta erinevat ülesannet täitmine. Sellepärast, et kui ma vaatan seda strateegilise sihi, elanike arvu vähenemise peatamine on 4. punkt. Ma ei tea, võib-olla see ei ole anda prioriteetsuse järjekorras, aga mulle meeldiks, et see oleks esimesel kohal. Kui meil elaniku arv, ma ütlen hästi halva stsenaariumi, ütleme 20 aasta pärast on 3000. Teate, siis me teeme ühtegi turundust ja spaad. Ehk ma tahan öelda seda, et üks esiteks meie nii arengukava kui ka turundusstrateegia eelkõige on suunatud Elva elanikele ja seda peab väljendama ka erinevates kohtades, kus on prioriteeritud. Näiteks kui me vaatasin mõjusid, siis seal elanikkonnades hõlmatud mõjud või kuskil 5-6 edasi. See on punkt 1. Ja teine ikkagi see vähenemise peatamine on minu arvates kehva eesmärk. Mina olen 2 täiesti nõus, aga teie otsustate. Just, ja teine asi ka veel asudest, et me oleme siin 4 aastaks, nii palju meil on valijad andnud. Ma ei tea, kuidas Rein nüüd pahandas sellega, et me 3,5 aasta pärast ei suuda nagu head asja ette oma valijatele, aga olgem ausad, meie siin olekus või siin ülesannete võtmine on 4 aastat. Üle 4 aasta, ma loodan loomulikult, kui me paneme väga head sihid, strateegiad, 4 aastaga viime neid ka ellu,
siis järgneb ükskõik, kes siin istuvad, nad teevad samuti teevad. Aga samas ma tahaks ikkagi näha strateegilist sihtide puhul, et oleks ajapiir oleks konkreetsem, vähemalt üks, see on siis järgmiste kohalike valimiste. See on see, mille eest meie siin peame vastutama. Arvud paika, meie vastutame 4 aasta pärast on see nii. Kes siin edasi tuleb ja edasi, see on juba järgmine küsimus. Aga ma tahaks, et tuleks ka see taju tunti vabadega ära, kui vaja ikkagi ühtegi piits taha, mura taha. Tegevuskavas on toodud 3 aasta jooksul võiks olla nende tegevuste mõju. Et see on tehtud just sellepärast, et oleks võimalik hinnata, et aasta, 2. aasta, 3. aasta, mis võiks juhtuda. Aga strateegilised sihid seatud just sellepärast pikalt, et kui te nüüd mõtlete oma otsustele, et kui te mõtlete ainult nädala peale, siis te teete ühtemoodi otsuse. Võtame kas või selle järgi, et kas panna uus küttesüsteemi või mitte panna. Kui te mõtlete 8 või 10 aasta peale, siis te teete teistsuguse otsuse. Ja pikas perspektiivis on õige see otsus, mis te 10 aasta peale tegite. Et sellepärast see strateegia võtab ikkagi igat sihid. Aga ma ütlen, minu ettepanek oleks, et siin oleks järgmise valimisteni ja siis palun 2020, 2025, mis iganes. Aga mul on ettepanek, paneme strateegiliste sihtide juurde pikad eesmärgid ja lühikesed eesmärgid. 4 aasta ka pikka. Et need ettepanekud on võimalik siis meili kuskile anda läbi. Mina loodan, et minuni jõuavad need siis läbi linnavali. Ütleks siin juurde, et tore oleks, kui kõik need ettepanekud jõuaks kirjalikult minu meili peale, et siis ma saan kõigi nendega arvestada ja edasi teha. Et ma korraks, et ma ise saan tegelikult Reinu Pahamaks varu, et tegelikult see dokument oleks vaja mingi hetk vastu võtta ja asjadega tuleb edasi minna, et tegelikult on hea asi kokku pandud, mille pärast mina olin erapooletud. Ma tõesti loodan, et see aktiivsus, mis opositsiooni puhul tuli siit dokumenti nagu paremaks teha, et aga nagu need ettepanekud, kes siis reaalselt nagu kirjalikult ja kõik on selle meili peale nagu jõuavad, et ta ei jääks nagu nii-öelda lihtsalt jälle, et teeme paremaks ja siis poolteist kuhu mitte midagi nagu juhtub. Iseenesest nagu pikema strateegiliselt, ega siin väga vahet ole, kas me võtame see volikogu vastu või järgmine suurelt plaanile. Aga see dokument, need ettepanekud siis võiksid ka nüüd Eesti jaoks meile jõuda. Aga Rein Pules on pikalt käsi. Ma ütlen ühe sõna. Pahameel tuleb sellest, et kui edenetitakse teistmoodi kokku, siis mõned pannakse tankis, siis see pole see liigne. Aga Rein Pules. Et ma tahaks rääkida sellest, et ma enne siia tulekut poole tunni jooksul panin 4 ettepanekut, kui aegusel turunduslikud ja tootearenduslikud. Aga ma tahaks natuke selle dokumendi üldehitusest ka ülesehitusest rääkida, et ega teil kerge töö ei olnud, see tellija materjalist ja siin on nüüd selline olukord, kus me Elvas arvame, et meil on, kui me turundame, siis meil on mingi toode. Meil hetkel Elvasid mingit toodet, sellist tegelikult ei ole üldse. Ja loomulikult need asjad käivad, see turundus ja tootearendus käivadki käsikäes, et need ei saa niiviisi üksteist, aga hetkel olukorras, kus meil toode on selline puudub, millega me turule läheksime. Me puudub turunduskõlblik toode üldse. Sellepärast siin on väga suur rõhk tootearendusel, et kui tegevuskava vaadata, siis ta suures osas koosnebki tootearendusest. See toob kaasa ka mõned konksud, et ma saan aru jah, et strateegilise investori kaasamine, siht on ju mingisugune spaataoline ehitis Elvas. Siin võib olla mitu erinevat arenguvarianti, ta võib olla terviseasutus, ta võib olla spa-tüüpi asutus, ta võib olla pere mingisuguse keskuse tüüpi asutus. See lähtub eeldusest, et meil on mingid väga head eeldused, et meil on omas looduskeskkond, meie järved ei ole väga puhtad. Et see, mis oli enne sõda, tõepoolest oli toimiskuurutina. Inimesed tulid siia puhkama mitmeks päevaks, ehitasid suvilad ja kui järv on puhas, saad seal sutelda, siis on see nagu kallim aegus käinud. Praegu on siin väga palju rahvast suvel, aga see on pigem nagu kosmikusi külastamine. Et see inimene ei jää ööseks. Et ta ajab oma asja ära ja läheb edasi ja ta jätab siia minimaalselt raha. Kui see eeldus ei muutu, siis on väga raske teha luua mis tahes tegevust, mis tooks nagu ööbimiskohti. Jah, aga sellepärast ongi, et nii oluline tegeleda siin
täna see on üks takistus. ma usun, et see järgmine asi või tähendab, ta peaks siis väga selgelt selles agendas või strateegias väljenduma, et ilma selleta me väga hästi ei saa nendest loovutustest eeldustest ka rääkida. Siin tegevuskavas see toote arenduse osa, et see on päris paljus keskendunud just sellele, et kuidas tekiks juurde nii teenuseid kui ka töötamised. jah, mina olen tegelikult lugenud seda, et ma räägin selle võrra. Ja siis see turismi pool, sellest, et meil tegelikult ei ole toodet, siis see turismi pool on, selle väljavaated on üsna kesised. Ma ei leidnud kahjuks üles, mul on värskemaid materjale ka, kui te vaatate neid Lõuna-Eesti turismimaterjali, siis Elvat ei ole üldse sees, on mainitud ka. Kõik see, mis välisturgule läheb. Mul on mingid värskemaid materjalid ka, mida ma ei leidnud Elvat selle nimetatud. Selle loobus rääkida Saksa sihtturust. Sakslane on võib-olla hetkel Saksa toimunud muudatused, nad saavad aru, et Eesti on omaette võimalik maa, mida külastada, mitte Baltikum. Sealt minna Lõuna-Eestile on veel 10 aastat. Elva ei jõuta kunagi, Elva ei ole kunagi spetsiifiline Saksa sihtturul olev mingisugune asi või objekt, mida turustada. Me võtsime selle Saksa turu sellepärast, et me võtsime välja külastajate andmed, mis EAS on avaldanud piirkonna kohta. Siis seal oli näha, et siin käib Saksas. Läbi. Aga nüüd ongi ülesanne täpselt samamoodi täna nende külastajatega, kes ei ööbi, täpselt sama nendega, kes ikka sealt läbi lähevad. Et see on juba hea, et nad siin läbi käivad. Sellepärast, et sa saad välja töötada midagi, mis on sul nii kohal, et see peab kauem. Palju keerulisem on püüda täiesti uusi kliente, kes pole harjunud üldse siiagi tulema. Et selles mõttes teil on unikaalne seis. Teil on kõrvaltartud, teil on neid läbikäijaid nii palju, teil on neid suusatajaid, mis täna tuleb, teil on suvel tulijaid. Aga nüüd tuleb panna koha peal kauem viibima, koha pealseid teenuseid tarbima, et teie saaksite selle raha endale. Täna viivad nad selle kusagile mujale. Ja ma ütlen, et lähtekoht on teile haruldaselt jääb. Nad juba käivad. Enamustel ei ole seda. Sihipäraselt ma ikkagi olen veendunud, et sakslasi siia ei püüa niisamuti kui ka soomlased. Siin ei ole. Ja ka lätlaste jaoks on Eestis väga palju asju, mida Lätis ei ole. Saared. Jaa, aga nad sõidavad täna läbi kõik. Teeme niimoodi, et paneme need ettepanekud Kanselile. Teeme viimase küsimuse, lähme edasi. Mul oli kokkuvõtvalt lihtsalt oligi see, et lepiks kokku siis, mis terminiks on tähtajad ja lepiks selle siin samast oleks fikseeritud. Aga millal järgmine volikogu istung toimub sellest? 16. juuni võiks. Nii kaua kui otsite, et toimub 2 nädalat. 16. juunil, jah. 16. juuni. 2 nädalat ennem võiks olla tegelikult piisav tähtaeg, siis et 2. juuniks Heikile kõik on enda ettepanek edastanud. Need juuni alguseks võiks olla ettepanek. Tegelikult mul oleks sellega seoses veel üks soov, et nädal enne volikogu, siis 9. juuni võiks olla arvesse võetud ettepanekud ka volikikele saadetud, et ta ei oleks nii viimasel hetkel ja seal oleks ka juba ettepanekud arvestatud. Et siis kõik ettepanekud peaksid olema laekunud Kanseli meilile 2. juuniks ja nädal aega enne, mis on volikikele kätte saada. Ma tahaks küsida ühe küsimuse ainult, et te räägite siin spaad ehitamisest ja igasugust asjast, rahvast tuleb või ehitada. Küsin ühad, kuhu me ehitame? Aga see on teie otsustada. Mina ei saa minna Elva linnas ütelda, ma ehitan siia spa või ma teen siia järgmist. Aga see ongi ju teie nägemus, kus te tahate elada. No jah, no kuidas ta otsustab? No Elva linnas teatavasti suurem osa arendamiskõlblikust maast on erasektori käes, et siin on absoluutselt erasektoril võimalus seda kasutuseks. Nii, aga teeme niimoodi, et poolteist tunda meil läinud, et me peame volikogu edasi minema, et komisjonid tulevad kokku, aega seda arutada on meil täpselt sama palju kui kuu aega, et need jõuaksid õigeks ajaks Heiki ja Ansini meilile.
täna omalt poolt Piret Alliksassi meile ettepaneku poolt. Ja üks ettepaneku või mõni sai 3 küsimust. Ma korraga teeme niimoodi, et Jüri Allik viimane küsimus, repliik ja siis on päevakord. Ma ei lugenud midagi mainekujundusest välja, et tegelikult raha ei ole maailmast kadunud. Kui me oleme tuntud, siis siia tuleb raha. Me kordame, et me ei saa kuskil jäetisi kuskilt tehitada. Me suudame selle maa välja osta. Mina leian, et kõige suurem töö, mis on täna tegemata, on see, et meie väärtuseid pole lehes. Me ei müü ennast. See on kõige odavam moodus täna leida endale tuntust. See, mida on tehtud ilusad klassiruumid, ilusad valgustid, lehte, kirjale start on loetud, vaatab. Ja nii julge iga inimese siia raha tuua. See oli täpselt siin kirjas. Et info, ajaleht, portaal, need olid kõik siin arengukavas kirjas. See on kõik odavam, mida omavalitsus peaks täna juba tegema. Meil on mida müüa, mida meil on teinud, mida reklaamida. Siis tuleb ka raha. Vastasel korral ei pane siia keegi suuri rahasid, sest tuntust peale. Ma korra kiiresti vastan ka, et kui nüüd üks inimene seda teeb, ainult linnavalitsus, siis selle mõju on tunduvalt väiksem kui siis, kui kõik Elva elanikud, kõik Elva ettevõtted, kõik Elva organisatsioonid ja igaüks oma pressiteates saadab näiteks selle sama sõnum, et selle strateegia mõte ongi see, et kõik mõtleks ühtemoodi ja see info oleks ühes välja. Keegi peab antud reiting olema, selleks peaks olema linn, kes hakkab võimendama oma tegusid, mis on tehtud. Ja küll siis tuleb ettevõtja järgi, kes samamoodi kirjeldab, et ta on saavutanud selle või teise hanke võitnud või mida iganes. Täna võiks samamoodi ennast illustreerida. Professor Jüri Allik, palun. Jah, veel üks küsimus. Viimane. Ei, mul on viimane, on 2 küsimus. Ma tahtsin öelda, et väga tore ettekanne ja aga ühe parandusena nagu Peeter rääkis siin, et tõsta see kõige olulisem on see elanikkonna kasv, aga siis tekib nagu disproportsioon. Kui me vaatame, mis on tegevuskavad, siis on selge, et selline kujuline niimoodi putka ilmselt elanikkonna kasvu ei tõsta. Peaks nagu mõtlema neid tegevusi ka, mis siis elanikkonna kasvu ja seda on üsna vähe siin sellest. Kui vaadata tegevuskava viimane punkt, on see elanikkonna kasv. Miks ta oli tõstetud tahapoole? Loogika oli see, et see tuleb kõige hiljem. See mõju tuleb nagu hiljem, et sa pead enne nii palju tööd tegema ja siis hakkab ta nagu avaldama suuremat mõju. Et ta on oluline, kui vaadata tähtsuse järjekorras, te võite tõstada esimeseks, aga nagu need saavutused ilmnevad arvatavasti. See on ikka väga erinev see, kas turiste meelitada siia ja elanikena, sest need tuleb ka vastupidises olla, sest väga paljudel inimesed iiagi elavad sinna kohtulikult nii palju istuda. Aga mul on vormiline protseduuriline küsimus on see, et mul oleks väga keeruline kord järgmine kord, kui seda hääletame, siis kui seesama tekst, mis meil on laiali saadetud, kus on all teise e-maili aadressiga, meil ei ole mingit pistmist Elva volikoguga, et kui meie seda nimetame dokumendid, kus on Elva arengustrateegia, siis mul on niisugune ettepanek, et teeks selle dokumendi nagu kaheks. Arengustrateegia võiks olla tegelikult 1 või 2 leheküljeline põhikokkuvõte põhimõtetega, millega ma olen väga nõus. Ja siis seal on see, mille kohta keegi ütles, et unistused ja unenäod on ühel pool, et see, ma arvan, et see võiks olla nagu lisa, aga see, mida me saame nagu strateegiaks nimetada, peaks ikkagi olema ikka selge, bürokraatlik selge dokument. Ma korra ütlen veel, et siin on lühikokkuvõte kõige ees ära toodud, kus on siis kõik need olulised punktid nagu olemas. Ei, sellest ma nüüd nõus, et saate aru, mida volikogu ma olen hääletanud. Ma sellise dokumendi eest ei saa hääletada, see ei ole ühe linna volikogu turundusstrateegia. See on kellegi nägemus sellest asjast, millega ma olen nõus olla või mitte olla. Aga siis peab olema mingisugused üldpõhimõtted. Me saame kokku leppida mitte sellest, kas tuleb seenepõhjaline niimoodi müügikoht või ei tule. See on vaidlusküsimus, aga see, kuidas me millised põhitegevused me peame tegema, sellega ma olen nõus. Ja see on väga hästi esitatud väikeste parandustega, minu arust on täiesti okei. Nii et teeks need 2 asja selgelt lahku. Ma teeme selle kohe siis meil ka ikka on siin kindlasti
kirjalikult oleks ja mu südametunnistuse lubaksin volinikul Rein Aaberil viimane. Kas oleks võimalik siis niisugune asi, kui järgmine volikogu toimub, et selleks ajaks on mõeldud selle Aivar Rusti peale ka, et nagu kandidaadid välja pakutud, muidu me hakkame suvi möödas, suvipuhkused, tulepuhkused tulevad, kõiki ametlikud puhkame. Tegelikult me andsime ametnikele praegu kuu aega ette jälle. Nii et kas on võimalik siis see teha, et see juhtgrupp moodustada või Aivar, kuidas seda nimetada, et see oleks ka juba siis, kui vastu võetud valmis, kes hakkaks tegutsema. Kes selle tegema peaks? Tegelikult selle Aivar kokkusaamine võiks toimuda ikkagi siis, kui volikogu on nagu lõpliku dokumendi kinnitanud, sellest see nii-öelda Aivar hakkab ju tööle selle dokumendi põhjal. Ja see, kas siis mingil inimesel on huvi selles Aivar osaleda või mitte, oleneb ka ilmselt suuresti sellest, milline on see lõplik dokument, mille alusel tööle hakatakse. Et ma ei tea, et seda ennem teha, kui dokument on kinnitatud, tuleb veel mingeid muudatusi, ei ole vist väga mõistlik. Ja suvi ongi möödas. Kui suvi ei ongi möödas. Aivar tuleb, kindel. No see on kindel ja selle kokkusaamise initsiatiiv tuleb sinna valitsuse poolt ja nagu ma olen ka varem öelnud, siis kindlasti peaks sinna saama kuuluda kõik, kellel on tõsine tahe nagu elu arengusse panustada. Mingisugune omakasupüüdlikkus on see, et linn läheb paremaks, kui ainult omakasupüüdlik on, siis ongi ainult. Tegelikult me ei saa kõrvale jätta. Selles suhtes, et teie ettepanek on ju väga mõistlik, et selle seltskond võib alati täiendada ja vähemaks jääda, et tuleb autopolitsi. Aivar võiks ikkagi olla loodud, sest siin on hästi palju selliseid punkte, mis on, kuidas ütelda, väga üheülbaliselt käsitletud. Et kas või juba see äriline pool, eks ju, see on ikkagi, tule taas appi, ei teagi kuhu nüüd joosta. Elvas on ette nähtud ainult üks suur IT-firma ja kõik, teised paanivad pildid kotti ja pildid minema. Et see on nii ebakompetentne ja niivõrd üheülbaline käsitlus, et kui see on strateegia, siis kirjutame lahti kõik. See on siis sinu arvamus, jah? Võtame teadmisi. Aga kas see oleks mõistlik see ajutrust luua nüüd lähinädalatel, et siis juba see ajutrust aitaks ka selle sama dokumendi liikimisel ja täiendamise juurde ja see sama ajutrust hakkab ka seda siis ellu viima. Toimiks need liiks, süsteem hakkas tööle. Proua saavutas oma. Ja arengukomisjonis ju lähevad asjad, kui kokku lepitud, et tuleb arengutööle ja kõik saab kõik volikogu saaks minna. Et võib-olla üleskutse komisjonid pakuksid omalt poolt välja nii-öelda need teravad pliiatsid ja päivad, kes võiks selles ajutrustis olla. Ja linnavalitsus pakuks välja, kui suur see ajutrust olla võiks. Aga seda koordineerima hakkas ikkagi linnavalitsus. Jah, ega need ettepanekud, kes sinna kuuluda võiks, on teretulnud ja mida varem, seda parem. Ega välis ju kedagi ka panna seal, kui huvi ja inimesed teevad ise ka. Ja kindlasti meeldib, et olen huvitatud kindlasti, kui ühest valdkonnast saab olema liiga vähem inimesi, siis tuleb hakata. Suur tänu, siin tuleb veel head lisa. Õpetaja eeldus meil nii, tundub, et Piret Allikas ja Lorgi väljab, et meil on 20 meeli. Seal niisugust üks meelt ei ole. Võin siin looduda, et on. Seda, siis paistab hästi välja.